Kas teile on kunagi keset ööd nahkhiir rindkerele maandunud? Täitsa teie oma kodus 4 seina vahel. Sel nädalal ühe tallinnanaga, aga täpselt nii juhtus. Esmaselt kindlasti täielik ehmatus, eks ole, sulle tuleb miski voodisse, mis ei peaks olema. Sa tead, et ükski asi siin elamises kell 2 öösel ei peaks liikuma ja sa tunned, et mingi pats on selles suhtes kohe nagu rindkere peal. Siuke kerge, õrn, aga midagi tuli. Ja mis see oli, ma ei tea. Ja teed silmad lahti, see on siuke ehmatus, üllatus. Oppa, suure hooga lendab see tekk maha. Nahkhiir lendab minema ja siis vaatan nurgas. Oi, nahkhiir. Sarnaseid kokkupuuteid lendavate hiirtega on olnud ka paljudel teistel eestlastel üle Eesti. Nahkhiirte ekspert Lauri Lutsar ei saa öelda, et nahkhiirte arvukus oleks tänavu kuidagi suurem. Praegusel ajal liiguvad nad lihtsalt aktiivsemalt ringi. Ma arvan, et aeg on lihtsalt selline, et nahkhiire pojad praegu õpivad lendamist. Ja ega see on keeruline kunst ja siis nad aeg-ajalt satuvad inimeste käeulatusse või vaatevälja või kahjuks ka vahel satuvad kassiküüsi. See on muidugi enamasti lõpeb nahkhiirele kurvalt. Võimalik, et kui nüüd tähelepanekud näitavad, et neid on mõnevõrra rohkem majades, siis järelikult kuskil mujal on nendel neid varjepaiku vähemaks jäänud. Ega ei ole ka imestada, kui metsasid, vanu metsi on vähemaks jäänud, siis nahkhiired peavad kuskil varjepaiga ikkagi leidma, kus nad saavad olla suure kogumina, kolooniana. Lutsari sõnul on nahkhiirtel üldjuhul väga kindlad peidukohad. Enim meeldivad neile laudvooderdistega majad, sest seal all on tühimikud, kuhu end peita. Kuidas aga käitud olukorras, kui ühel hetkel leiad oma kodust nahkhiire? Paljaste kätega tohib katsuda? Ei ole soovitav, jah. Miks? No üldiselt sellised väiksed loomad alati enesekaitseks hammustavad ja me ei tea, mis pisikud seal võivad hammaste küljes olla. Ja see on ebameeldiv. Kui on arvamus, et ei oska täpselt nüüd otsust vastu võtta, et mis temaga teha, siis igal juhul võiks küsida asjatundjate käest nõu. Või teatada kuhugi infotelefonile, Kliimaministeeriumisse, Keskkonnaametile, Eestimaa Looduse Fondi või siis otse nahkhiire uurijale. Linda mängis oma uue sõbraga peitust pea terve öö. Kokku tuli nahkhiirt toast välja tõsta lausa 3 korda. Täitsa huvitav kogemus ja taaskord pani lihtsalt käe ette ja ta tuli, ronis mulle käe peale, pani nõu ja leppisime temaga kokku, et kuule, ma panen nüüd akna päriselt kinni ja siis täisin akna taha.